Tere! Selles videos vaatame, kuidas koostada kolmnurga kõrgusevõrand. Kõrgusevõrandi koostamiseks tuleb rakendada teadmisi, mida oled õppinud varasemalt. Need mõisted on siis kolmnurga kõrgus, 2 punktiga määratud sirge, tõusu ja punktiga määratud sirge ja 2 sirge ristseisu tunnus. Et selles videos aru saada, tuleks kindlasti olla nende teemadega sina peal. Vaatame koos neid põgusalt üle, aga kui sa üldse ei mäleta, mis need on, pole hullu, pane video pausile, vaata neid üle ja siis tule pärast tagasi. Ega ma ei soovu. Kui oled siis valmis, võtta kätte paber ja pliiats ja siis hakkame pihta. Kui sa soovid selle kordamisosa vahele jätta, ma lisan video descriptionisse timestampi, et saaksid selle osa vahele jätta. Nii, mis on siis kolmnurga kõrgus? Kolmnurga kõrgus on selline lõik, mis on tõmmatud kolmnurga tippust vastasküljele nii, et tekiks vastaskülje ja lõigu vahel täisnurk. Seda vastaskülge nimetame kolmnurga aluseks. Kolmnurga võrrandi koostamiseks on kõige oluline teada, et kõrgus on alusega risti. Varasemalt oled leidnud sirge võrandid erinevate andmetega. Esimene neist oli kindlasti 2 punktiga määratud sirge. Lühidalt, kui on teada 2 punkti, saab moodustada selle võrrandi selle valemiga. Teine oli punkti ja tõusuga määratud sirge võrand. Kui on teada sirge tõusu ja 1 sirgel asuvat punkti, siis saab sirge võrrandi koostada selle valemiga. Viimaseks oled õppinud, et 2 sirget on risti parajasti siis, kui nende tõusude korrutis on -1. Nii, neid valemeid läheb kindlasti vaja, seega pane need kirja, kui neid meeles ei ole. Nüüd saame lõpuks vaadata, mis on kõrgusevõrand. Kõrgusevõrand on niisugune sirge võrand, mille peal asub kolmnurga kõrgus. Kolmnurga kõrgust saab tõmmata igast kolmnurga tippust. Seetõttu on igal kolmnurgal 3 kõrgusevõrandit. Pildi peal on joonestatud kõik 3 kõrgusevõrandit. Tavaliselt öeldakse, et kõrgusevõrand on tõmmatud mingisugusest punktist. Näiteks, see sirge siin on punktist C tõmmatud kõrgusevõrand, sest see läbib punkti C. Nüüd vaatame kõrgusevõrandi koostamist. Ülesanne tahab, et leiaksime tipust C tõmmatud kõrgusevõrand, kui on teada 3 tippu. Siia paremal on C kolmnurk ja sirged CG on tipust C tõmmatud kõrgusevõrand. Pane video nüüd pausile ja mõtle ise, mis on meil vaja, et leida sirge CG võrand. Nii, tegelikult on meil olemas juba punkti C ja et koostada mis tahes sirge võrand, meil on vaja kas 2 punkti või punkti ja sirge tõusu. Ehk meil on vaja kas punkt G või sirge CG tõusu, sest punkt C on ülesandes antud. See tähendab seda, et meil on 2 valikut. Kas leiame kõrgusevõrandi tõusu või punkti G. Minu arvates on
natukene lihtsam leida kõrguse võrrandi tõusu, mis loomulikult tekitab küsimust, kuidas saaks seda teha. Kuna sirget CG on alusega AB-ga risti, kui meil oleks aluse tõusu, saame leida kõrguse võrrandi tõusu, sest meie teame, et kaks sirget on risti, parajasti siis, kui nende tõusude korrutis on -1. Meil on mingi seos juba olemas. Seega alustame sirge AB-ga leidmisega. Mina teen seda 2 punktiga määratud sirge võrrandi valemiga, aga kui sina soovid teha seda, kui sa tahad leida otse sirge tõusu, siis see on ka okei. Pane video nüüd pausile ja leia vihikus aluse võrrandi AB. Kui sul on tehtud, teisenda teda nii, et tal oleks sellel kujul, sest niipidi on kõige lihtsam leida sirge tõus. Vaatame siis üle. Kui sa tahad seda valemit kasutada, tuleks asendada punktid A ja B, sest see sirge läbib punkte A ja B. Siis sa kasutad võrde põhiomadust, viid kõik X-i sisaldavad liikmed paremale, kõik vabaliikmed paremale ja siis sa jagad Y-i ees oleva kordajaga. Ja kui see on tehtud, siis sul peaks tulema selline võrrand. Vaatame siis edasi. Teiseks sammuks tuleb leida kõrguse võrrandi tõusu. Eelmises etapis saime aluse AB võrrandi. Kui tahame leida aluse võrrandi tõusu, vaatame X-i ees olevat kordajad. See siin on sirge tõus. Seega sirge AB tõus on 0,5. Edasi saame kasutada teadmist, et kaks sirget on risti, kui nende tõusude korrutis on -1. Pane video nüüd pausile ja leia kõrguse võrrandi tõusu. Vaatame koos pärast üle. Nii, et seda võrrandit kasutada, asendame 0,5. Siis jagame läbi 0,5-ga ja me saame, et kõrguse tõus on -2. Nagu alguses rääkisime, sirget CG koostamiseks tuli meil leida vaid tõusu, sest punkt C oli ülesandes antud. Sa oskad juba leida tõusu ja punktiga määratud sirge võrrandi. Pane video pausile ja vii protsess lõpuni. Pärast kontrollime koos üle. Super. Et seda valemit kasutada, asendame meie tõusu ja punkti C. See sirge CG läbi punkti C ja selle tõusu on -2. Teeme sulud siis lahti, viime vabaliikmed teisele poole ja oleme saanud kõrguse võrrand. Nüüd sa oskad leida kõrguse võrrandit. Hästi tehtud. Aga enne kui me lõpetame, vaatame ühte asja veel üle.
Kõik head matemaatikud oskavad oma tulemust kontrollida. Seega, mõtle, kuidas saaks kontrollida, kas leitud võrrand ongi kõrguse võrrand. Kui õpid sõbraga, siis aruta temaga. Kui õpid aga üksi, siis, ma ei tea, räägi iseendaga või näiteks helista emale ja küsi, kas saab rääkida sirgevõrrandist. Pane video nüüd pausile ja pärast ma lisan mõned mõtteid minu poolt. Et sirgevõrrand oleks kõrguse võrrand, peab olema kindlasti täidetud 2 tingimust. Esimene. Sirge peab olema kindlasti alusega A-B-ga risti, sest kõrgus on alusega risti. Teiseks, ta peab läbima punkti C, sest punktist C tõmmatud kõrgus loomulikult läbib punkti C. Seega, kontrollimiseks saaks teha 2 asja. Esiteks, me saame kontrollida, kas leitud sirge on aluse sirgega risti. See tähendab seda, et seda teha, võtame mõlemad tõusud, korrutame need kokku ja me vaatame, kas tuleb vastuseks -1. Kui tuleb, siis need 2 sirget ongi risti. Ja viimaseks, me saame kontrollida, kas punkt C rahuldab leitud võrrandi. See tähendab seda, et vaatame, kas punkt C asub leitud sirgel. Et seda teha, võtleme punkti C x-koordinaati ja me asendame selle leitud võrrandise, ehk siis asendame x võrdub 1-ga. Teeme vajalikud arvutused ja siis me vaatame, kas tuleb vastuseks y võrdub 4-ga. Kui nii tuleb, siis see tähendab seda, et meie leitud võrrand ongi kõrguse võrrand ja me oleme leidnud selle edukalt. Nii, aitäh vaatamast. Kui on küsimusi, sa võid kirjutada kommentaaridesse, aga see on selleks hetkeks kõik.